Tervist, minu nimi on Martin Käos ning räägin teile täna alasille valudest. Esitlus on jaotatud 4 tugipunkti. Esmalt toon teile ülevaate, millega tegu, et alase valu on üle maailma üks levinumaid muskoskeletaalseid terviseprobleeme ning see mõjutab märkimisväärset osa meie elanikkonnast. Et uuringute kohaselt kogeb elu jooksul alasele valu ligikaudu 80–90% inimestest. Käesoleva esitluse eesmärgiks on anda siis ülevaade 2 valitud teadusartikli põhjal alasele valu levimusest, nende põhjustest ja ravivõimalustest. Samuti toon välja, millised on alasele valu peamised põhjused ning millised diagnostika ja ravivõtted teaduskirjandus siis soovitab. Ja hiljem toon siis samuti kokkuvõtte, teen järelduse sellest ning lõpus samuti näitan ka kasutatud kirjandust. Esimene teadusartikkel, mida ma kasutasin, oli Ando Vaheri 2010 avalikustatud artikkel pealkirjaga alasele valuga haige käsitluse põhimõtted. Vaheri artiklis selgub, et alasele valu on enamasti mittespetsiifiline ja sageli ei ole seotud tõsise haiguse ega patoloogiaga ning ligikaudu pooltele patsientidel taandub valu 2 nädala jooksul. Samas võib alasele valu mõnikord olla ka tõsisemate haiguste sümptom, nagu näiteks kasvajad, infektsioonid või närvijuure kompressiooni korral, mistõttu on olulisel kohal siis patsiendi põhjalik hindamine. Et alasele valuga patsiendi käsitlemisel on siis väga oluline põhjalik anamnees ja kliiniline läbivaatus, et sellest anamneesist peab välja tulema valu tekkimise aeg, selle iseloom, intensiivsus ning samuti siis võimalik kiirgumine erinevatesse alajäsemetesse. Et samuti tuleb siis arvesse võtta ka siis patsiendi varasemaid haigusi, eluviisi, töötingimusi. Lisaks tehakse samuti füüsilist läbivaatust ning selle käigus siis hinnatakse lülisamba liikuvust, lihasjõudu, reflekside toimimist ning otsitakse siis samuti võimalikke närvijuure kahjustusi tunnuseid. Ning vajaduspõhiselt kasutatakse siis radioloogilisi uuringuid, näiteks röntgenuuringut, mis aitab siis seda diagnoosi täpsustada. Enamikel juhtudel on siis alasele valu ravi konservatiivne. See hõlmab siis valuvaigistite kasutamist, patsiendi nõustamist ning füüsilise aktiivsuse säilitamist. Et paratsetamooli ja sellised mittesteroidsid põletikuvastased ravimeid kasutatakse sageli siis esmase ravina, kas valuvaigistava ja või siis põletiku alandava toimena. Et samuti olulisel kohal on siis julgustada ka patsienti jätkamas igapäevaseid tegevusi, sest selline pikaajaline voodirežiim või puhkus on ju ei kiirenda siis paranemist ja võib siis isegi taastumist aeglustada. Teine teadusartikkel, mida esitlusse kaasasin, on siis Carey ja mitme teise autori poolt koostatud teadusuuring ning selles artiklis siis käsitletakse alasele valuga patsientide raviteekondi ning nende mõju siis tervishoiusüsteemile. Et autorid viisid siis läbi vaatlusuuringu, milles osalesid ägeda alasele valuga patsiendid, kes siis pöördusid abi saamiseks siis erinevate tervishoiuteenuste osutajate poole, kelle hulgas oli siis näiteks perearstid, ortopeedid, kiropraktikud. Et uuringu eesmärgiks oli siis võrrelda nende patsientide ravitulemusi, nende tervenemise kiirust ning siis raviga seotud kulusid siis sõltuvalt teenuse osutajast. Et tulemus näitasid, et kuigi patsientide kliinilised tulemused, nagu näiteks valu vähenemine ja funktsionaalse võimekuse paranemine olid siis nendes erinevates ravigruppides suhteliselt sarnased, siis esines aga olulisi erinevusi tervishoiuteenuste kasutamises ja nendes kuludes. Näiteks kasutasid eriarstid sagedamini erinevaid diagnostilisi uuringuid, kulukamaid ravimeetodeid, mis lõpuks suurendas siis tervishoiusüsteemi rahalist koormust samuti. Lisaks kinnitati, et alasele valu on sage põhjus arsti poole pöördumiseks ning siis võib ajaliselt ja hästi oluliselt mõjutada inimeste igapäevast toimetulekut ja töövõimet. Kokkuvõtteks võime siis öelda, et alasele valu on väga levinud terviseprobleem, mis mõjutab paljusid inimesi ning võib põhjustada töövõimetust ja tervishoiukulude suurenemist. Et enamasti on tegemist ikkagi mittespetsiifilise ja hea prognoosiga seisundiga, mida ravitakse siis konservatiivsete meetoditega. Et oluline on samuti patsiendi põhjalik hindamine, et välistada tõsisemad haigused ning samuti valida siis sobiv ravistrateegia. Ning viimaseks toon välja kasutatud kirjanduse, milleks on samuti need 2 teadusartiklit ning lisaks, kuna Ando Vaher kasutas oma teadusuuringus samuti ka natukene Rubini teadusuuringut, siis lisasin samuti Rubini teadusuuringu enda kasutatud
kirjandusse. tänud kuulamast.